Tervist, nagu tea juba ütles Janno, on minu nimi ja ma tutvustan teile ka ühte töövahendit, ma siis ütleks võib-olla. Aga hakkame võib-olla siis natukene kaugemalt pihta, et ma arvan, et see ei tule vist kellelegi üllatusena, et me elame sellisel, ma ei oska siis öelda, kriiside ajastul võib-olla või et siin viimased 10 aastat nagu tagasi vaadata, ma ei tea, 2015, 2016 võib-olla enam keegi ei mäletagi, et meil oli sel ajal käimas tohutu suur Euroopa rändekriis. Tundus, et sealt Itaalia kaudu üle Vahemere tulevad meie juurde kõik Aafrikas elavad inimesed ja vallutavad Eesti ära. Euroopasse nad tulid ka. Ja sellega seoses oli terve hulk igasuguseid hirme ja ohte. Ei läinudki väga palju aega mööda. 5 aastat tuli meil koroonapandeemia. Eestis päris mitmed majandustegevusalad pandi lihtsalt mitmeks kuuks seisma. Loomulikult oli sellel kõigel ka üldiseid laiemaid mõjusid, tarneahelad katkesid maailmas ja nii edasi. Ei läinud sellestki väga palju aega mööda, kui meid tabas selline Ukraina sõja eelne energiakriis, oli võib-olla sellised 2021. Teine pool, eks ole, kuskil, sellele loomulikult järgnes Ukraina. Ukrainas Venemaa kallaletung Ukrainale, mis ju kestab siiamaani. Kõige selle taustal on tegelikult toimunud kõik kliimamuutustega seonduvad arengud, mis ju ei ole samuti mitte kuhugi kadunud. Ja võib-olla üks asi on kliimamuutustega seonduvad arengud ja nende mõjud, mis võib-olla avalduvad aeglasemalt, aga sugugi vähe oluline ei ole meie reaktsioon kliimamuutustele, mis samamoodi loob siis inimestele ja ettevõtetele erinevaid stiimuleid. Ja needki stiimulid ei ole ilmnägemata kõige paremini ennustatavad, mida siis parasjagu otsustatakse kokku leppida. Võib-olla kõige viimasest kriisist või veel on ebaselge, kas see on kriis või ei ole meie jaoks, aga vähemalt on mingid ilmingud, on suure okani taga võimule tulnud või toimunud võimuvahetus, kus siis samamoodi on natukene ebaselge, millise kaubanduspoliitikaga see kõik päädib ja millised julgeolekuküsimused tulevad, nii et neid kriise tuleb meil siin 10 aasta jooksul niimoodi riburadapidi päris märkimisväärses koguses. Kellele see siis kõige suuremat peavalu valmistab see kriiside virvar on loomulikult analüütikud, eks ole. Et analüütikutel on selles maailmas äärmiselt keeruline kõikvõimalikke prognoose koostada, mis pärast. Küllaltki lihtne, võtame need samad rändekriisid näiteks. Rändel on märkimisväärne seos tööturuga, kas meil seda tööjõudu saab olema siis vähe? Me ju teatavasti vananeme, kõik läheb selles mõttes allamäge, vanemad inimesed võiksid töötada vähem, hõivemäärad peaksid langema. Või vastupidi, siia tuleb päris palju sisserändajaid, meil jääb tööjõudu äkki üle. Me peame tegelema hoopis tööpuuduse küsimustega, eks ole. Võtame need samad energiakriisi hinnad, et kui me siin olime sõjaeelsel perioodil, vaatasime nafta ja gaasi hinnad hakkasid üles minema, kus see areng siis päädib, millega see päädib, et kas see on selline ajutine jõnks ja kõik laabub, me tuleme siia alla tagasi, vastupidi, nad jäävad pikaks ajaks üles. Kuhu maani nad üleüldse tõusevad selle aja jooksul. See on märkimisväärne analüütiline väljakutse siis proovida seda kuidagi hästi ennustada, eks ole. Sama kehtib kindlasti ka Venemaa vastaste sanktsioonide ja USA potentsiaalse kaubanduspoliitika mõjuga kõikvõimalikele kaubandusvoogudele. Me koostame makromajanduse prognoose, siis meil on tähtis teada seda, kes on meie kaubanduspartnerid, olulisemad kaubanduspartnerid, kust siis need kaubad meieni jõuavad, millised nende hinnatasemed on, kas me impordime sealt inflatsiooni või mitte ja nii edasi. See kõik on suures muutuses. Nii et selles mõttes prognooside tegemine niisuguses maailmas on kindlasti äärmiselt keeruline ja ma arvan, et ei tasu üldse teha sellist nägu, et see on keeruline, aga üldiselt me teeme väga häid prognoose. Et enamasti see keeruline ülesanne ei päädi ka väga täpsete prognoosidega, ehk siis need pole midagi teha, teeme prognoosi, aasta aega läheb mööda, selgub, et maailm on hoopis teine. Prognoos on hoopis teine ja nii edasi.
mis siis selles olukorras nagu pihta hakata, ongi see, et tõenäoliselt niisuguses maailmas on üha vähem kasu meil sellistest väga selgetest ja konkreetsetest ühe stsenaariumiga prognoosidest. Et see on meie peastsenaarium, järgmised 20 aastat asjad liiguvad niimoodi. Et niisugustest prognoosidest muutuvas keskkonnas on suhteliselt vähe kasu. Mida meil siis vaja on? Meil on vaja palju prognoose. Igasuguseid erinevatel eeldustel teostatud prognoose. Ja mis meile siis nagu selliseid prognoose teeb või võimaldab teha, on siis erinevad simulatsioonimudelid, kus me saame muuta erinevaid sisendeid ja vaadata, mis siis juhtub. Saame ise seda teha, et meil ei ole mitte sellist valmis kirjutatud raportit, kus me siis võtame kätte ja loeme, mis seal täpselt juhtuma hakkab, vaid me saame siis ise neid eelduseid natukene kohandada ja vaadata, mis juhtub. Sest selle hetke, kui see raport valmis saab ja selle hetke vahel, kui keegi seda kasutama hakkab, on tõenäoliselt midagi juhtunud. No vot, ja Centar siis osales koos Tartu Ülikooliga ja tegelikult ka Arenguseire Keskusega sellises toredas projektis nagu Future Resilience Multilocal Lab. Ja selle käigus me siis töötasime välja kohalikele omavalitsustele ühe sellise simulatsioonimudeli, ehk siis tulumaksukalkulaatori prototüübi. Nüüd see kalkulaator võimaldab siis simuleerida kohalikele omavalitsustele tulumaksu laekumist. Tulumaksu laekumine on märkimisväärne osa kohalike omavalitsuste tuludest, selles mõttes see on küllaltki oluline komponent. Ja mida siis teha saab? Saate läbi mängida niisuguseid muutuseid, et kui teil on mingi põhjus arvata, et töötajate arv teie kohalikus omavalitsuses võiks muutuda, tõusta või langeda. See tööjõu kompositsioon võiks mingil põhjusel muutuda, kuidagi ühes või teises suunas. Meie siis lõime selle tööjõu laias laastus 2, öeldes, et kujutame ette, et maailmas on 2 tüüpi töötajad, sinikraed ja valgekraed. Valgekraed on siis peamiselt need, kes kipuvad arvutiga töötama, sinikraed töötavad natukene vähem arvutiga. Et need on siis need 2 gruppi. Ja põhimõtteliselt saab läbi mängida ka sissetulekute muutust, et kui te eeldate, et mingite gruppide sissetulekud kas siis kasvavad või kahanevad, et mida see võiks siis endaga kaasa tuua. See töövahend on kenasti veebist ka kätte saadav, seal üleval näete seda linki, kui te soovite, võite minna ja vaadata. Ja viskame siis sellele vahendile korra pilgu peale, vaatame, et mis ta niimoodi, millistele küsimustele ta siis meil vastata lubab või mida me kasu sealt võiksime saada. No nagu te kindlasti teate juba, kui me siis hakkame demograafilistest protsessidest rääkima, siis meil on taustal selline üldine demograafia prognoos kuskil all olemas, eks ole, suurusjärkudes. Me teame, et Eesti elanikkond aastaks 2050 on natukene väiksem kui see, kui ta praegu on. Või vähemalt me oleme seda prognoosinud. See on selline baasstsenaarium rahvastiku prognoosist, circa 4% väiksemalt siis on. Suure tõenäosusega ei kehti see muidugi kõigi Eesti kohalike omavalitsuste kohta. Ühtedel läheb natukene paremini, teistel läheb natukene halvemini. Meie mudel siis, see prototüüp on arendatud Tartu maakonna peale. Ja nagu siin on ka näha, et kui me võibolla Tartu linna peale mõtleme, et siis Tartu linnas elanike arvu langus on suurusjärkudes võib-olla isegi natukene suurem kui Eestis keskmiselt. Aga Tartut ümbritsevates valdades, võtame siin näiteks Nõo või Tartu valla või Kambe näiteks selle kõrval, et seal tegelikult on need arengud pigem positiivsed. Võtame selle sama Tartu linna kõrval asuva Tartu valla näiteks, et siis nende majandusprognoos või nende rahvastikuprognoos näitab selle langeval taustal kuskil 65% rahvastiku kasvu hoopis. Mis selle taga siis on? Loomulikult selle taga on see, et inimesed liiguvad linnalistest piirkondadest natukene rohkem laiali. Ja mis iganes stsenaariume me siis tegema hakkama, et kui te tahate midagi muuta või siis tavaliselt üks asi, mis on päris oluline, on see, et mingi prognoos tasub ikka endale nagu nurgakiviks võib-olla võtta. Et see sama nurgakivi prognoos on meil siin ka kenasti ära toodud. Selle prognoosi autorid on siis Tiit Tammaru ja tema meeskond Tartu Ülikoolist ja nemad on siis sellise baasprognoosi kokku pannud, et selle järgi te saate siis enam-vähem mingisuguse tunnetuse kätte, et
kuhu demograafid arvavad, et need arengud võiksid liikuda ja sealt saate te siis hakata oma muudatusi tegema. No, võtame alustuseks siis, eeldame, et kõik läheb täpselt nii, nagu Tiit ja tema meeskond arvab, et läheb. Ehk siis see prognoos realiseerub täpselt sellisel kujul, nagu ta realiseerub. Meie mudel võimaldab siis siia juurde panna kenasti tulumaksu laekumise prognoosi, me teeme siin mõned päris nagu julged eeldused ühtpidi, eks ole, aga siiski me eeldame, et erinevate töötajate gruppide nii-öelda sissetulekute proportsioonid jäävad samaks ja see kasv, eks ole, kui siin mingi kasv toimub, siis dünaamika töötab enam-vähem sarnasel moel Eesti keskmise palgataseme kasvuga näiteks. No, metoodikasse täna väga palju rohkem ei lähe, muidu jäävad pärast lõunat kõik magama, aga suurusjärkudes niisuguses lihtsustatud moel see metoodika seal all töötab. Nüüd võib-olla kui te mõtlete, et mis pärast seal all on see siuke väike jõnks, eks ole, et kuidagi nagu alguses see tulumaks ei kipu nagu tõusma või pigem isegi natukene langeb ja lõpuks tõuseb, et siis see on siis tulumaksureformi mõju, mis meil siin oli kohalikele omavalitsustele jagatavad tulumaksusummad läksid natukene teist rada pidi liikuma, kui nad varem läksid. Jällegi siia juurde kõrvale, et oleks ka kontraste, et siis loomulikult, kui me räägime arengutest kogu Tartu maakondas tervikuna, et siis kõigil ei lähe ühtemoodi. No võtame siia kõrvale näiteks Elva valla, siis siin selle sama perioodi jooksul rahvastiku arv pigem langeb. Jällegi see on see baasprognoos, mida kui te arvate, et saab kuidagi muutes, võiks seda teha või saab seda teha, aga jah. Ja siin jällegi, kui me vaatame elanike arvu prognoosi, see 8,3% langust on siuke natukene rohkem isegi kui Tartu linnas võib-olla on. Ja samamoodi, kui me vaatame siin tulumaksu laekumist, siis ootuspäraselt ka tulumaksu dünaamika on langev. Ja siin samamoodi siis tulumaksureform kohalikel omavalitsustel ja ka tulumaksureform mängib siis natukene selgemat rolli. Nüüd, mis siia juurde veel võib-olla huvitav on rääkida, on siis ka see, et need numbrid, mida ma teile näitan, on siis, te saate valida ka nii-öelda siis vääringuid, et milles me seda vaatame. Et 2003. aasta hinnad võivad, hindades esitatud andmed, need, mida ma teile praegu näitan, need on siis nagu võib-olla selle jaoks, et tekiks kuidagi selles tänases ostujõus mingi tunnetus, et mida see umbes tähendab. Sest oleme ausad, et kui inimeste palgad ajast tõusevad, eks ole, ja hinnad tõusevad samamoodi ajas ja kui keegi ütleb teile, et ma ei tea, teie palk on 10 aasta pärast 2 korda kõrgem, et siis see kõlab nagu päris hästi, eks ole, aga kui hinnad on samamoodi 2 korda tõusnud, et siis on nagu keeruline mõista, et mida see täpselt tähendab. Et kui me paneme asjad 2023. aasta hindadesse, siis te nagu näete, et mis ta siis nii-öelda tänases idees võiks tähendada. Kui te soovite vaadata seda, mis siis nii-öelda eeldatavalt see päris laekumine on, siis see palgakasvuga korrigeeritud hinnad võimaldab teil vaadata need tulemusiga nii-öelda oodatavalt siis selles vääringus, mis nad seal aastal 2050 näiteks on. Nii, mis siis veel? Mida te siis teha saate? Meie pakume siis võib-olla nagu siin 2 varianti, et üks variant on näiteks prognoosi eelduste simulatsioon, kus siis kujutame ette, et teil on mingil põhjusel arvamus, et teie töötajate kompositsioon muutub. Võib-olla see muutub teie enda tegevuse tulemusena. Ütleme, et teil on mingisugune programm, millega te püüate kuidagi seda olemasolevat töötajaskonda või ettevõtluskeskkonda kuidagi muuta, teha teda natukene rohkem valgekraedele omaseks ja vähem siis nagu selliseid lihtsamaid töökohti sinna, eks ole. Kujutame näiteks ette, et te võite siit natukene nihutada neid osakaalusid, ütleme, et te tahate läbi mängida niisuguse stsenaariumi, et teil, ma ei tea, noorte valgekraede osakaal umbes 10% tõuseb, sinikraede osakaal umbes 10% langeb. Te võite siin erinevaid kombinatsioone teha, kui te tahate. Te võite noorte valgekraede osakaalu tõsta, vanemaealiste sinikraede osakaalu langetada. Siin on erinevaid võimalusi, mida on võimalik koos mängida. See kõik sõltub sellest, mida te tuleviku kohta usute. Teil peab endal mingi lugu seal taga olema, mis te arvate, mis siis juhtuma hakkab. Võib-olla teil on mingi programm, mida te juurutate näiteks, siis see on päris hea algus selle loole. Kui me niisuguse muudatuse ellu viiksime, siis selle mõju oleks umbes selline circa 300 000 eurot aastas siis lisatulu selles samas 2023. aasta vääringus näiteks. Ja siin on terve pasu mõningaid
täiendavaid jooniseid veel, ma ei hakka neid teile praegu näitama, kes tahab, saab sinna vaatama minna, aga niisugusel kujul me neid tulemusi siis kuvame, kui te mängisite seal erinevate gruppidega läbi, vanusegruppide või valgekraede, sinikraedega, siis ka nende gruppide lõikes näidatakse teile, mida on siis põhjust oodata, kuidas need tulumaksu laekumised muutuvad. Nii et see on võib-olla üks moodus, mida vaadata. Nüüd teine asi, mis võib samamoodi olla päris abiks niimoodi muudatuste läbimängimisel on see, et te lihtsalt tahate teada, et meie valda tuleb näiteks 1 või 10 või 100 inimest juurde, näiteks mingisugusest vanusegrupist, et mis see võiks endaga kaasa tuua. See võib olla isegi natukene sellisem nagu lihtsam küsimus või et see töötajate kompositsiooni muutmine, et siis on jumal, mida selleks kõik siis veel tegema peab, eks ole. Kujutame ette, et näiteks neid samu 35–44 aastaseid inimesi, neid samu valgeid, kuidagi õnnestub teil meelitada sinna mingi IT-ettevõtte, kellel on 100 töötajat näiteks. Väikese valla jaoks on see vist päris võimas tegu, aga sellisel juhul selle tulemuseks oleks siis kuskil meil 300 000 eurot lisatulu umbes aastas. Ja niisugusel moel te saate läbi mängida erinevaid asju, et te võite katsetada erinevaid lahendusi. See kõige tähtsam asi just ongi see, et see mudel ei ütle teile mida muuta, et ta annab teile võimaluse mängida nende numbritega, et teil tekiks endal mingisugust laadi tunnetus sellest, et mida niisugused muutused põhimõtteliselt võiksid endaga kaasa tuua teie jaoks. Kui teil on mingisugune programm, mingisugune plaan midagi teha, siis seal natukene läbi mängides võib tekkida, et te saate mingisuguse sellise, ütleme siis nagu mingi tunnetuse, esmase tunnetuse sellest, et kas see programm nagu väärib küünlaid, et palju ma siis sellest nagu tulu tagasi saan, kas see kulu, mis sinna sisse läheb, kõik see vaev, mida tuleb siis nagu näha, et see programm jõustada, et kas see kõik siis nagu on piisavalt tulus või mitte. Kui nüüd küsida, et kellele see instrument siis suunatud on, et seda võib-olla kõige orgaanilisemalt on suunatud siis nagu nendele inimestele, kes valla arengu planeerimisega tegelevad. Aga mina ise olen nagu loomu poolest uudishimulik inimene, ma arvan, et kõigil teistel uudishimulikel inimestel on seda niimoodi aeg-ajalt võib-olla huvitav klõpsida. Ja igal juhul ma soovitan kõigil seda katsetada. Võib-olla üks asi, mida siis tasub meeles pidada, on see, et tegemist on prototüübiga. Et selles mõttes me täna saame vaadata seal siis ainult neid arenguid, mis toimuvad Tartu maakonnas. Et see on siis see piirkond, mille vastase huviga tuleb vähemalt praegu piirduda. Ja teine asi, mida kindlasti tasub silmas pidada, ma arvan, et see ei ole mitte nagu probleem, vaid pigem selliste vahendite puhul, see ongi normaalsus, on see, et tegemist on selliste suurusjärgu arvutustega, eks ole, et need on kõik päris tugevad lihtsustused, mida me kasutame. Et kui te nüüd kuskilt 2-3 inimest endale toote valda ja avastate, et tulumaks kasvas mõni 1000 eurot rohkem või vähem, et siis see on päris tõenäoline, et päris täpselt see süsteem teile seda ei ütle. Vot, aga minu poolt aitäh! Suur aitäh! Ma vaatan korra saalis ringi, kas tekkis pakilisi küsimusi ja Tiidul on küsimus, ole hea. Ma eeldan, et esineja uudishimuliku inimesena, nagu ta mainis, on ise ka läbi mänginud selle Tartu maakonna ja oskab nüüd öelda, et millises Tartu linnast väljaspoole jäävas kohalikus omavalitsuses on 5 aasta pärast kõige rohkem tulumaksust laekuvat raha võimalik jagada kohalikul omavalitsusel. Ma päris nagu nii täpselt ei julge teile öelda, et selles mõttes, aga need võitjad selles mõttes, kuhu ka tulumaksuraha nagu, eks see tulumaksuraha meie mudelis kipub liikuma koos inimestega, eks ole, et selles mõttes need nii-öelda võitjamad valla, võib-olla ütleme siis niipidi, et seal nii-öelda negatiivsema poole pealt paistavad vast kõige tugevamalt silma Peipsiääre, kus on suhteliselt keeruline see demograafiline areng ja Elvas on ka natukene nagu madalamad need languse pooled, et seal Kambja, Tartu vald, mida me siin jooniste peal vaatasime, et nende puhul siis tõesti võib-olla need arengud on natukene nagu sellised roosilisemad ka tulumaksu vaates. Aga milline neist täpselt võidab, ma ei julge
julge nii täpselt pakkuda. Spordi ennustuste teha niisuguse väikse panuste peale. Jah, väikese kihve on miks mitte. Suur tänu, seal on ka veel üks küsimus, jaa, ole hea, või mikrofon ka jõuab kohe, et siis... Ja Kaimo Linnade Valdade Liidust, et aitäh hästi huvitav ettekanne ja hästi kasulik tööriist, aga natukene sellest haarates kinni, et kellele see vahend on ja milleks, et ka sellise avaliku debati tegemiseks, et see on see tulu pool, eks ju, see tulumaksu laekumine on tõesti oluline, eks ju, aga et kas seda natukene edasi vaadata, et kas on ka, ma ei tea, plaani mõtet, et siin on mingi maamaksu arvutus juurde, eks omavalitsus saab seda määra, et kui palju mida, aga see on see tulu pool niimoodi, aga inimesed tulevad juurde, ütleme seal mingi 100, niimoodi 30+ inimest, eks ju, see ei ole ainult tulu, see on kohe kulu, vaja on võib-olla lasteaeda ehitada, kui tekib uus elamurajoon, mida see valgustus läheb ja nii edasi. Ja seda on ka võimalik mingis määras natukene, et ma ei tea, mingi seal, eks ju, ma ei tea, 3 kilomeetrit tänavavalgustuse ehitamine või selle elektrikulu omavalitsusele või siis ühe lasteaiakoha rajamine, see on enam-vähem nagu prognoositav, okei, jälle suurusjärgus, eks ju, me ei saa nagu seal 100 või 1000 euro täpsusega, aga et ka natukene see nagu kulu pool, et tulu on küll, aga põhimõtteliselt see tulu, eks ju, süüakse ära ja siis selgub, et kui tuleb sinna 100 inimest, kellel kõigil on 2-3 last, et omavalitsuse kulud on sellega nii suured, et omavalitsus peab selle rõõmu teenindamiseks nagu laenu juurde võtma. Et siis et avalik debatt oleks ka natukene võib-olla selline sisulisem, et on küll see, mis tõstab, aga samas on ka see kulu pool, mis selgelt mingit teatud asjadega kaasneb. Et seda nagu asja nagu natuke täiendada. Aga muidu väga hea ja aitäh sellise väga hea ettekande eest. Ma olen väga nõus, et lihtsalt kommentaarina juurde, mida ma tegelikult arvangi, et millest olekski meil võib-olla selles mõttes nagu sellist planeerimise tegevuste nagu toetamisel võita või palju võita olekski see, et niisuguseid simulatsioonivahendeid absoluutselt kulude jaoks ja ka tulupoole ei ole meil ju tegelikult tervikuna kaetud, eks ole. Et niisugused vahendid võiksid olla kohalikele omavalitsusele kättesaadavad. Ja see tegelikult ei ole väga tähtis, et nad nüüd nagu teaduslikult ei pane selles mõttes seda nii-öelda komakohaga numbrit sinna külge. Ma arvan, et sellel ei ole ka liiga palju mõtet tohutuid summasid kulutada. Aga jah, ma arvan, et see aitaks palju edasi küll. Nii, sellega tõmbame praegu joone alla. Suur aitäh veel kord. Aitäh. Ja tekitas elavat huvi ja me oleme ära teeninud kohvipausi ja ootan teid tagasi kell 3.